ma alustan siis hoopis sellest, mis on selle point. Selline hõõrdemeetodiga tule tegemine, see on hästi vana etapp ja see on üks esimesi variante, kuidas üldse tuld hakati tegema. Point ongi selles, et see pulk käib siin nii kiiresti ringi, et siin tekib hõõrdumine, mille tagajärjel siis midagi vaikselt õrnalt süttib, on ju. Ja siia, nendesse vahedesse, siia tuleb siis ütleme niimoodi süsi. See põhimõtteliselt see puur, tulepuur, ta purustab, hõõrub siit lahti siukse söepuru, mis on hästi tule mitte ohtlik, aga ta võtab hästi lihtsalt endale tule külge. Ja ühel hetkel siin praos hakkab hõõguma see söeosa. Ja nüüd meil on vaja see söeosa kätte saada, siis tuleb juba see faas, mis meil oli seal. Ehk siis tuleb tekitada tulepesa, me paneme selle kuuma söetüki sinna sisse, puhume ja sealt peaks tulema välja see leek. Ja nüüd on see koht, kus me peame hakkama peale panema neid puid. Aga nüüd, kui tikkudega me saime kogu aeg leeki, siis sellega on nii, et kui me saame selle leegi kätte, siis on ainult üks võimalus seda tuld ülesse saada. Kui kustub ära, no pole lugu, aga tööd on siis jälle vaja teha. Aga õnneks meid on 3 või 4 pundis, siis läheb jälle ruttu ja kiirelt. Et see on see kogu protsess. Näitan teile ette, mis siin teha tuleb. Teil olid samasugused tühjad lauad, on ju. Siia tuleb noaga tegelikult teha siukene väikene sälk sisse, kuhu tuleb siis see tulepesa. Nii, ma proovin vana auguga. Kuidas panna seda fidget spinnerit siia, spindelit siia vahele? Panete jämedama otsaga, jämedama ots sisse ja nüüd keerate siit siia selle pingesse. Võite panna ta endal siia jala juurde, et tekiks vastu pinge. Panete ta siia vahele ja nüüd siit saate niimoodi kinni hoida nagu revolverit, on ju. Järgmiseks see käsipuul läheb siia peale. Hea on alguses näiteks, jube hea on mingit rohelist lehte või võilille lehte siia sisse panna, siis see töötab nagu õlina põhimõtteliselt. Nüüd järgmine faas ongi siis selle augu sisse söötmine, et tekiks samasugune must auk. See asend, see on ka hästi kindel asend, et kuidas ma nüüd seda nühkima siin hakkan. See kindel asend on siis selline, et alati läheb vasak jalg, läheb siia ette. Nüüd käsi läheb mul siit üle, ma nagu kallistan enda vasakut jalga. See läheb siia auku, mis ma tegin siis noaga valmis. Käsipuu läheb siia peale ja nüüd ma peaksin hakkama vaikselt seda auku siit sisse söötma, liigutades seda puuri paralleelselt maaga. Selle sissesöötmise mõte on siis see, et ma saaksin lihtsalt selle augu endale valmis. Ja ma arvan, et me hakkame varsti juba siit nägema ka suitsu. Aga praegu siis ei ole meil eesmärk see, et me saaksime siit tuld. Ma loodan, et te nägite seda suitsu, mis siit tuli, siiamaani suitseb, et te saaksite aru, et see on võimalik, et see ei ole mingi muinasjutt, mida ma räägin, see on reaalselt ka võimalik asi, mis me tegema hakkame. Nüüd asjad lähevad maha. Vaatan, kas ma saan siit ühe sae kätte. Mul on suur saak ka kaasas. See pudi, mis siia tekib, see on kõige tähtsam asi üldse. Kui teil on võimalik, ärge kallake seda maha, vaid kallake see kusagile mujale millegi peale ära. Hiljem saate siis seda kasutada. Mis nüüd teha tuleb? Mul on suur saak ka kaasas.
proovin alguses selle väikse nökatsiga teha. Siia sisse tuleb lõigata üks sälk. Esialgu lihtsalt saagige siit siia otse selle augu peale. Saagige üks lõhe siia. Ja see lõhe, mida ma saen, see peaks minema umbes siuke peaaegu veerand siia augu sisse. Ja siis, kui olete otse selle ära saaginud, selle väikese prao, siis lihtsalt saagige natukene teine lõhe koht ka, aga väikese nurga alt siia sisse. Kui teil saagi ei ole, täna on õnneks, siis te saate seda teha tavalise noaga. Lihtsalt välja uuristada siuke koht, aga siis see võtab lihtsalt kauem aega. Praegu, kui me õpime, siis on lihtsam teha nii. Me oleks võinud muidugi kõike seda asja teha ka niimoodi, et lähme metsa lihtsalt ja siis hakkame tegema. Aga kui kooli lähete esimeses klassis, siis te ei hakka kohe matemaatika eksamit tegema, vaid hakkate kõigepealt matemaatikat õppima. Siin on samamoodi, sellepärast meil on ka need lauad täna siin kaasas.